meil bürokraatia on niisugune tore vähkkasvaja, mis on oma haarded ajanud igale poole ja ma puudutan siinkohal Riigikantseleid, kus on meil olemas selline tegelane nagu sümboolikanõunik. Ja sümboolikanõunik on tulnud välja, vähemalt ajakirjanduse vahendusel on selline info ilmunud, ettepanekuga meie riigi pühade nimekirjast välja arvata kristlikud pühad. No mina teada meil kristlikke pühi on 2. On ülestõusmispüha ja on jõulupüha. Et mis te arvate sellise bürokraatliku initsiatiivi esitajast? Kas selline sümboolikanõunik on üldse vajalik meile? Et ma saan aru, et see nõuniku koht on loodud seoses selle punasümboolika eemaldamisega meie avalikust ruumist ja see on muidugi kiduväärne tegevus. Aga tulla nüüd kallale riigipühadele ja rääkida, et meil on liiga palju kristlikke pühi ja me peaksime mõned kristlikud pühad oma riiklike pühade nimestikust välja arvama, no see on nüüd küll ikka minu meelest täiesti pöörane ja kas sellisel bürokraadil on ikka tööpuudus või millest sellised haiged ideed tulevad? Mis on teie hinnang? Aitäh! Aitäh! Bürokraat, sümboolikanõunik, nagu te nimetate, muidugi ei ole loodud äsja. See töökoht on olnud seal pikka aega, Eesti riigi erinevate sümbolite kasutus peab olema kontrollitud, et neid väärikalt kasutatakse. Meie lipuvärve, meie sümboolikat, nii et see töökoht on minu mäletamist mööda, ma loodan, ma nüüd ei eksi, võib-olla mingis teises vormis, aga olen minagi varem Riigikantseleis töötanud ja juba sellel ajal selline töökoht oli olemas, nii et see iseenesest ei ole midagi uut. Ja sellele töökohal on kõvasti tööd, muuhulgas ka Eesti riigi ajaloo väärikal tutvustamisel, väliskülalistele, ka erinevate ürituste korraldamisel, nii et ei ole kuidagi tegemist inimesega, kes oma tööd hästi või südamega ei teeks. Vastupidi, soovitan tutvuda ja ära kuulata. Nüüd, kui sümboolikanõunikul on arvamus kodanikuna ühe või teise teema kohta, on see tema isiklik arvamus, et liberaalses riigis on talle õigus oma arvamusel nagu kõigil teistel. Valitsus seda positsiooni kindlasti arutanud ei ole, nii et ta ei esinda selles igatahes mitte kellegi teise, kui ma arvan enda isiklikku seisukohta. Aitäh! Suur tänu!